Salajutud 13. 13. hooaeg, ossa. Jah, jälle iga hooajane, oh my god, ma ei suuda uskuda, me oleme seda nii kaua teinud, aga vaikselt ma hakkan juba uskuma. Vaikselt hakkad uskuma. Miks me peaks seda tegema? Ma ei tea, miks mitte. Kust muidu eestlased teaksid teiste inimeste salajutte? Täpselt ja tundub, et ikka nagu inimesi huvitab, et ma ei tea, palju sina said küsimusi, et no kes see korvpallur ikka oli? Väga palju, aga tead, mis on veel hullem või? Ma sain umbes 10 kirja, kus inimesed küsisid, kas see on see? Ja ütlesid täpselt õige nime. Jah. Nii et ma saan aru, et väga paljudel on sellesama korvpalluriga taoline olukord olnud ja üks olukord, mis mulle kirjeldati, reaalselt oli juba selline, ma oleks politsei kutsunud. Et nagu natuke tundub veits sketš tüüp, nii et ma ütlen kohe ära, kui keegi korvpallur kuskil klubis hakkab sebima, me ei saa öelda, kes see on, aga just say no. Ärge kaasa küll minge. Ei, ärge minge, sest see oli päris crazy ja mul üks sõbranna kirjutas, küsis, et ka, kas see on tema, et ta on selles korvpallimaailmas sees, sest et ta mees on korvpallur ja siis ta mingi ütles ta nime, et issand on ikka haige vend, et ütles, et ta pidigi tegelikult mingi hästi insecure olema ja mingi niuke kahtlane tüüp, et siis ta ütles ka, et ma ei saa aru, miks ta nagu, et ta pidi, no võib-olla ta käitubki nii sellepärast, et ta on insecure ja kuigi ta mängib ju kossu ja naistel läheb peale need mingi kossu tüübid ja. No mulle kirjutas ka üks naine, kes ütles ka, et ta teab seda tüüpi oma mehe kaudu, aga see vist ei olnud sama inimene, sest et see naine kirjutas mulle, et noh, et kas tegu on selle tüübiga, ma ütlesin, no ei tea, vaata. Ja siis ta oli mingi, ei, seda ma küll ei usu, et ma olen temaga suhelt, ta on nii normaalne inimene. Ma olin mingi, no endiselt ei kinnita ega lükka ümber, kes see on, aga vaata see, et kui sa kellegi nagu ala mingi mehe kaudu või kellegi tuttav on, et ega sa ei pruugigi teada, milline inimene tegelikult nagu siukses olukorras on, et vaevalt, et ta nüüd iga naist, keda ta näeb, hakkab mingi, ma ei tea, slongi kätte suruma, on ju. Ja näiteks see tüdruk, ma räägin, oli ikkagi väga, kes meile kirja kirjutas, tema väga kartis, ta oli mingi jumala eest, et teda nime ütle, ma ikka veel kardan teda, nii et selles mõttes, et ja minu üks subscriber, minu family liige siis kirjutas ka, et issand, et mul on nii haige kogemus temaga ja et ühesõnaga, et crazy ja kuidas te ikka tunnete ära, et me unustame, nagu kuna meie ei tea, me ei mõtle, et võib-olla nii hästi saate aru. Ei, aga samas selles suhtes on ju arusaadav, et kui inimene mitme inimesega on käitunud niimoodi, siis ei ole raske neid otsi kokku panna. Me ei ole nimesid öelnud, aga kui kellelgi on sarnane kokkupuude mingisuguse tüübiga, kes on ka korvpallur, no ma ei tea, Eestis neid nüüd miljonites ei ole, et siis võib-olla. No ikka päris palju vist, et väiksemaid tiime on palju, vaata ikka nagu igas linnas on mingi ja, aga ühesõnaga, nii et siin me oleme, et teile kossi edastada ja teie kirju lugeda ja me võime ju väikse uudise ka, me juba subscriberitele rääkisime, kuna me oleme kogu aeg rääkinud, et meil neid kirju on hästi palju ja me ei ole valetanud, päriselt on kirju palju ja mõned on ka väga pikad kirjad. Siis me mõtlesime, et mida me võib-olla ei jõua podcastis ette lugeda ja võib-olla lahata, aga huvitav oleks neid lugeda, siis meil tuleb salajuttude raamat välja. Just, salajuttude raamat detsembriks peaks valmis saama, et praegu see on toimetajale ja küljendajale on edasi saadetud. Et umbes 150 kirja, ütleme 2,5 hooaja jagu kirju siis saate lugeda, et mõtlesime, et miks ainult meil peab olema siis see võimalus neid kirju lugeda, saate ka teie lugeda, et mitte küll meie kommentaaridega, aga ikkagi saate piiluda siis nii-öelda 150 inimese eraellu. Ja need on väga head kirjad ja nüüd saatsime siis kirjad välja ka nendele, et kui sa oled saatnud meile enda mingi fake emaili alt, siis mine tšeki, et kui sinu kiri valiti raamatusse, siis sa said ka kirja selle puhul. Need, kes siis saatsid meile, nemad saad ka raamatu põhimõtteliselt esimesena. Ja tasuta. Ja tasuta. Teised ei saa tasuta. Teised ei saa tasuta, aga kuna eelmüük läheb? Tead, ma mõtlengi, et see nädal võiks eelmüügi käima panna. Aga ma arvangi, et kui te seda podcasti vaatate, et siis võib-olla juba on üleval, et hoidke meie sotsiaalmeedial silma peal. Me kindlasti anname teada teile ja ma mõtlesingi, et eelmüüki paneme siis 2000 raamatut. Et siis kellel on endale huvi osta või siis miks mitte jõulukingituseks mõnele sõbrannale, kes on suur fänn, et siis on jälle üks mure vähem, et mõtlesime, et paneme nagu eelmüüki päris hea hinnaga ka, et mis me mõtlesime 21,99. Jah, 21,99. Et siis siuke soliidne väike kingitus ja ma arvan, et siuke igati põnev igasugusele kossi huvilisele ja suhteteemade huvilisele ja üldse naljakate. Kellele meeldib lugeda ka ja. Täpselt nii. Aga räägime ruttu sponsoritest ja lähme kirjade juurde.
see hooaeg on siis meil nagu ikka Ulakas kaunitar ja Ulakas kaunitaris esiteks tuleb nüüd kohe varsti jälle palju uusi tooteid, sest need on minemas messile. Ma ei jõua ära oodata, ma tahaks juba teada, mis need seal messil näitavad. Ja tasub siis minna vaatama nende Instagrami Ulakas kaunitar, sest alati kui messil on, siis tuleb sinna väga palju head sisu, sest et messidel nagu ikka, kas on toidumess või ükskõik mis mess, siis ju tutvustatakse uusi tooteid, nii et ja nemad hea meelega kohe jagavad siis sotsmeedias ka, nii et peale messi on uut põnevat kraami oodata Ulakasse kaunitari ja kindlasti siis vaatame, äkki saame siia stuudiosse ka mõne uue asja smuugeldada, saame ise ka näidata teile, mitte küll, kuidas kasutada, aga saladuskattel Kirki juba ütles, et midagi uut on meile siia stuudiosse varsti tulemas küll, nii et siis lõbusad ajad on ees ja sooduskood salajutud, siis saate minna uudistama Ulaka kaunitari tooteid. Muidugi. Peninukil tuli siuke, või tähendab, mitte tuld, see on vist neil juba jupp aega, aga teile ka siis infoks, kes ei teadnud, siis Peninukis saab osta ja tellida jõulukingituseks enda kujundusega pudeleid, et kas siis firma kingitusteks või miks mitte sõpradele, perekonnale. Ja see ei ole vahet, kas sa tahad likööri, džinni, rummi, viina, ja mina isegi arvan, vähemalt mulle hullult meeldib limoncellot juua viimasel ajal, et peale dinnerit väike limoncello magustoiduks, et neil on limoncellot ka. On, ja, et näiteks oma etiketiga limoncellot, muidugi viina võib ka alati, sinu pulmas või näiteks pulmaviin oli Märteni ja Malju nii-öelda pulmaviin, et pulmadeks saab igaks. Ja kui sa arvad, et sa ise ei oska kujundada või midagi, siis nad teevad seda kõike sinu eest. Jah, et ütled lihtsalt, mida sa tahaksid ja siuke tore omapärane ja unikaalne kingitus joodikule. Napsusõbrale jah, et asjaarmastajale. Just. Ja siis on meil Magda Beauty nagu ikka ja Magda Beauty's siis on, kui te vaatate, et see on Kristina Sooni voluptuous ja mahlakad huuled hetkel, siis ikka mina ja mu tirri huulelõige või huuleõli ja neil on siis niisugused, eelmine kord olid teistsugused ja need on niisugused veits värviga ja vaadake, kui ilus. On ju? Ja Maljul on siis veits heledam. Ja mul on tumedam ja need on minu esiteks, no ma räägin kõigil, kellel on sügisel ka, et nagu kohe on huuled cracked, siis mul on alati nagu igas taskus, igas kotis, autos, igal pool on huuleõlis, huulepalsameid ja praegu mul ongi nagu see on mul käekotis ja siis see teine läbipaistev huuleõli või no see on ikkagi niisuguse punaka alatooniga, see on mul siis autos. Et siis nagu peole on ikkagi, tahaks veits värvi ka saada, et küll. Peole. No mitte peole, üldse välja ütled podcasti, mis iganes, nii et Magda Beauty's siis on ja kindlasti need Sisters Aroma lõhnad. No mina ikka kasutan vetsus ja ma räägin, et kõik kogu aeg räägi, et oi, kuidas mu vets hästi lõhnab. Vaata, kui oli see esmaspäev, siis ma promosin ka Sisters Aroma melon minu meelest. Meloni lõhnalist seda, sest et nad saatsid mulle selle, ma tegin selle magamistoas lahti ja mul lihtsalt jäi see magamistuppa, ma polnud jõudnud kuskile seda ära viia. Kõigepealt tuleb Märten sinna tuppa, ta on mingi, oh my god, mis hea parfüüm see on, et kas sul on mingi uus lõhn. Ma sain isegi alguses aru, millest ta räägib, siis ma olin mingi, ei, see on see toalõhnastaja. Ja siis natuke aega hiljem astub mu ema sisse ja ta on mingi, mis hea lõhn siin on. Et nagu mu ema, kes elu sees ei telli endale mingid siuksed asju, läks ja tellis ka endale. Päriselt, jah? Ma mõtlesin, võttis sinu oma kaasa. Ei, minu ma ei võtnud. Aga tellis ja... Küsis mu käest, kas sooduskoodi ka on. Ikka salajutus. Aga jah, et need lõhnastajad on väga head ja ka need Smile läbi hambapastad on uues pakendis. Ja enne olid roosad. Ja roosad ja hallid. Minul on mõlemad kodus isegi. Nii et ja kõik küsisid kogu aeg, et mul on nii valge naeretus, et kas ma käin hambaid valgendamas. Ma reaalselt ei ole mitte kunagi hambaid valgendanud. Kasutan lihtsalt seda Smile läbi ja ma olen väga pikalt seda kasutanud. Igatahes aitäh sponsoritele. Lähme kirjade juurde. No aga lähme. Ava siis. Nii, ma tegin kusjuures siin, muidu Malju alati sorteerib kirju, aga ma täna hommikul ärkasin vara ja hakkasin ise sorteerima. Ma midagi panin suure hurraaga. Aga mul on ussid. Kas see on kiri või see lihtsalt... Ei, see on kiri, mitte statement. Väike statement. Ei ole statement, mul ei ole usse enda teada olevat. Aga kirja pealkirjal on ussid. Miski pärast arvasin ma, et mul võivad olla ussid. Kaebuseid otseselt polnud, aga pereliikmetest kellegil olid just olnud ning ma arvasin, et võib-olla teeb väike parasiitide puhastus kehale head. Mõeldud tehtud. Küsisin perearsti käest rohtu, aga ei antud. Enne peab tegema ikka proovi, kas on ussid või ei. Läksin siis sünn läbi kohale, et võtta endale proovi andmiseks anum. Kodus asusin asja kallale. Pean tunnistama, et äärmiselt ebameeldiv on oma roojasest surkida, aga okei.
proovianum oli selline katseklaas, kus sees oli pulk. Panin siis pulga otseses mõttes oma sita sisse, skuupisin sealt paar korda katseklaasi sisse, et materjali oleks ikka piisavalt, millest proov võtta. Asi korras, viisin katseklaasi tagasi Synlabi. Peab mainima, et väga piinlik oli seda anda letis olevale teenindajale. Ega temalgi kõige mugavam ei tundnud hoides käes katseklaasi, mille sees oli kellegi junnid. Mina veel taamelikult panin katseklaasi ümber majapidamispaberi, et kõigil ootesaalis istujatel poleks näha, kuidas mu sitt mööda katseklaasi seinu alla tilgub. Paari päeva pärast helistab perearst. Vabandage, teie proovi tulemusi ei saa kasutada, kuna proov oli saastunud. Kas teile ikka seletati, kuidas ussiproovi võtma peab? Mina siis mõtlesin, et mis saastunud, liiga vähe materjali oli, et proov võtta. Seejärel lausus see arst, et proovi võtmiseks peate vatipulga hõõruma peppu vahet. Mitte mingil tingimusel ei tohi see roojaga kokku saada. Sel hetkel sain ma aru, mis ma olin teinud, miks Synlabi töötaja mind veidrat vaatas ja ma ei tahagi mõelda, mis perearst arvas, et miks katseklaasi täis junnitasin. Äärmiselt piinlik ja naljakas lugu, aga keegi ei seletanud mulle. No selles suhtes honest mistake, kui keegi ütleb, et on vaja nagu proov anda, siis mu loogika ütleks ka, et see on nagu kakaproov. Ja. Kuigi ma pean ütlema, et sul vist ei ole väga hea perearst, sest et meil lasteaias tuli kiri, et kellelgi olid ussid, vaata need levivad ju lastel nii kergesti, näpivad seal kõiki asju äkki. Ja mina kirjutasin oma perearstile, et lasteaias olid ussid ja ma reaalselt kohe, kui ma selle emaili sain, ma hakkas perse vahe sügelema. Nagu see on nagu see mõte juba sellest on ju, aga ta kirjutas meile kõigile need rohud ja ma ei tea, 1 või 2 rohtu tuli võtta ja kõik nagu. See ikka sõltub jah perearstist, vaata mõni on nagu chill, issa mul tuli praegu meelde, ma pidin täna verd minema andma, mu perearst teile helistas. Okei, unistas. Miks sa verd pead andma? Ei lihtsalt, et kontrollida mu rauataset ja asju. Aga ja minul on ka perearst pigem chill ja pereõde, et nagu kui ma ütlen, et mul midagi viga, siis ta või isegi kui ta ütleb, et ta vai annab proov, siis ta alati seletab mulle ära. Võib-olla mul on juba selline nägu, et kui sa ei seleta, siis ma lähen viin oma kilekoti täis sitta, ütlen tehke proovi. Kilo lihtsalt. Kilo sitta. Ja ma siin mitu päeva kogusin teile seda. Pidin ju proovi tooma. Issand, nii juba. Aga ei, see on honest mistake ja vaene teenindaja, kes seda sitta pidi seal sitta. Tead, mul tuli praegu meelde, et me ei teinud ju meie tõusud ja mõõnad. Me ei teinud tõusud ja mõõnad, aga teeme. Me ei ole ammu teinud vist, me oleme unustanud. Ja. Nii halvad kopeerijad oleme unustanud. Ja, vastikud, mõttetud copycatid. Obviously ma alustasin seda juttu sellepärast, et mul on väga palju mõõnasid. Esiteks mu mõõn on see, et reaalselt mul kõik loomad surevad 2 lehte on ja mul suri kana, siis mul suri 1 jänesepoeg, siis 2 jänesepoeg ja siis 1 tibu suri ära täna. Mõrvar oled. Mina isiklikult nagu ei ole tapnud. Nad lihtsalt surevad nagu. Ma ei tea, ma saan aru, et see on nagu loodus ja kui sul on, ma ei tea, palju mul neid loomi on praegu mingi 55 või midagi, et et eks neid ikka läheb eriti, vaata pojad on, et siis vist on paratamatus, et nad vist ei saa kõik ellu jääda. Siis ma hakkasin ka praegu mõtlema, et kui jänestel on 10 tissi ja mul oli 11 poega, siis see vist oli nagu paratamatu, et keegi peab sealt kahjuks kõrvale jääma. Mina lootisin lihtsalt, et ta on nagu viisakas, et ta nagu teeb mingi rotationi või mingi roster, vaata. Et kõik saavad natuke. Jah, aga ta oli mingi... Kes sees see mees, noh. Ja kahjuks 1 suri ära. Ma veel täna Instas 1 follower saatis mulle, et ma ei tea, kus ta siis töötab, saatis mulle selle eraldi mingi piimapulbri ja selle pudeli ja ma andsin talle natuke süüa, aga ma kardan, et võib-olla ma siis oleks pidanud varem sellega tegelema või ta oli juba nii läinud omadega. Vähemalt ta sai natuke midagi kõhtu enne suremist. Ja, et ikkagi see viimane, see last meal või mis öeldakse. Aga et sinu mõõn on siis see, et nagu palju loomi ikkagi läheb. No kurb on lihtsalt jah, selles suhtes rohkem on muidugi elus, aga ja teine, ma ei tea, kas veel saab mõõnaks nimetada, mul muuseas täna ootangi kõnet, vaata ma käisin ju eelmine nädal seda mis on see test, see emakakaela vähi sõeluuring. Ütlen kõigile, kellel tegemata on, see aega saab väga kiiresti. Mina 1 õhtu vaatasin juba järgmiseks päevaks oli. Ma miskipärast arvasin ka, et see on mingi megapikk järjekord. Hästi ruttu ja minge kindlasti. Ja, et kui te juba seal sõeluuringus olete, sest mul oligi nii, ma läksin sinna ja siis selles suhtes see oli minu jaoks nagu võõras arst, vaata ma ei ole enne seal käinud, ma lihtsalt võtsin selle, mis oli nagu kõige lähim aeg on ju. Ja siis see arst on mingi, et ma näen, et te olete 2023 aastal ka seda teinud ja siis teil tuli mingi see, et mingi raku muudatused, et te pidite 2024 aastal tagasi tulema. Ma olen mingi, siis ta on mingi ka, et kas te ei vaadanud siis digiloost, et neid tulemusi?
siis ma mõtlesin, et ei vaadanud, sest mina nagu mäletasin ja seekord tema ütles mulle ka, et ta helistab mulle, kui midagi on ja kui ei ole, et no ma võiks ise digiloost vaadata, et no, et siis see tuleb sinna. Aga nagu keegi ei helistanud mulle, ma ei kujuta ette, et kas see käib siis nii, et nad helistavad ühe korra, äkki ma ei kuulnud ja siis nad on fuck that shit siis või? Ei, minu arust see ei ole päris nii, et sest et mina ju käisin ka Emakakaela sõeluuringul, käisin selle aasta alguses ja siis mul oli ka niimoodi, et minul leiti siis muudatus või noh, et mul leiti, et mul on, kas oli vähieelne seisund või midagi, nad lõikasid mult selle osa, kus oli muutused, lõikasid välja ja nüüd me peame hoidma, noh, et nüüd ongi, et nüüd ma lähen kontrolli nüüd 6 aja pärast või 2 kuu pärast uuesti ja siis ma käisin vahepeal, tegin veel selle HPV vaktsiini ka ära, et nad soovitasid, kui sul nagu see nii-öelda puhtaks lõigatakse, et siis tee vaktsiin ära, onju. Et aga no selles mõttes, et kui mul oli muudatus, nad helistasid mulle ja kohe andsid teada ja ma ei tea, kas mul tuli veel digilukku veel mingi teade või mingi email või mingi ühesõnaga, ei no kui ikkagi nagu lappas. Ma üldse mõtlen, et kui sul oli muudatus ja mul oli muudatus, siis kui ta ütles, et siin oli kirjas, et ma pean aasta aja pärast uuesti minema, et mul ma saan aru, siis midagi nagu lõigata tol hetkel vist ei tahtnud, kui ta aasta aega ütles, et peab ootama. Aga lihtsalt ma ei tea, võib-olla see on ma enda bad, nii et ma lihtsalt ütlen siis kõigile, et kui keegi on käinud seda testi tegemas, siis vaadake igaks juhuks oma digilukku, et ma ei kujuta ette, et võib-olla olengi loll, et vaadake teiega siis üle, et ega tükki küljest ei võta. Aga no loodame, et I'm fine või siis I'm not fine. Elame, näeme. You will be fine. Ma mäletan, kui minul tulid ka, vaata mullud ikkagi veits põdesin ja siis mul pidi see operatsioon tehtama ja siis vaata, nad pakuvad, kas sa teed siis narkoosis või siis sa teed nagu niimoodi, et sa oled üleval selle kohaliku tuimestusega. Ja ma olin mingi, ei, et ma teen nagu narkoosis, et ma ei viitsi, I wanna go to sleep. Et ma tundsin nii hirmus, et seal nagu midagi lõikavad mingi tükki välja, sama nagu ma olen üleval. Aga tegelikult see on üldse valus ja sai vähemalt kohe minema, et narkoosis saad terve päev sees. Aga sa ei võtnud ikkagi narkoosi? Ja, et no, ma mõtlesin, tead, ma olen seeni, ma ei viitsi passida kuskil, et sain 45 minti, sain minema ja see on üldse valus ka ja nüüd on nagu hea tunne, et nad said nagu, et praegu ikka see meditsiin on päris hea, et sa saad nagu varakult jaole ja siis saab korda. Selle PAP-testiga oli ka see, et ma mäletan, et keegi just ütles, et ta käis seda tegemas, et no nii valus oli. Ma ei tea, ma istusin seal pukis, ma ei kujuta ette, kas ma olen nagu nii tundetu sealt altpoolt või mis toimub, aga nagu ma ei tundnud mitte midagi. No, ma tundsin, et midagi ta seal teeb, aga et valus oleks olnud, ei olnud üldse nagu, et ärge põdege. Ja tehke ära see, sest et pigem saate varem teada jaole, kui siis see, et teil on nagu mitmenda staadiumi mingi asi. Aga mis siis sinu madalpunkt on? Madalpunkt, ma pean jälle kalendrit vaatama, et mis ma teinud olen, aga otseselt nagu madalpunkti vist äkki ei olnud, et lihtsalt niuke selline kiire nädal oli reisilt tagasi tulemine, et niuke see taastumine ikka, et mingi korista ja mölla ja okei. Sõbranna sõits oma auto katki. See oli madalpunkt. See ei olnud praegu, see oli üle-eelmine nädal juba. Nojah, aga nagu ma tegelen sellega praegu vaata. Kas sul see on juba vahetuses auto või? Veel ei ole, aga läheb. Õnneks mina vaata, ja mu sõbranna, ta saatis mulle mingi 5 voice'i, ta oli nii paanikas ja siis, aga õnneks ma ei ole selline sõbranna, et ma annan kohtusse. Oleks ikkagi võinud anda? Ei, no tead, chill. Aga anna paari aasta pärast. Ja siis on nagu dramaatilisem. Ootamatu vaata. Ja, ei, selleks on ju kindlustus, õnnetused juhtuvad ja ma ütlesin ka, et kuule, et nagu chill vibes, et nagu ma lubasin talle enda autot kasutada, juhtub, tead, selles mõttes ma olen tegelikult chill inimene, kui ta oleks mu autot salaja võtnud ja siis pauku pannud, siis oleks teine asi olnud, siis ma oleks ta põlema pannud. That's deep, aga ei selles mõttes, et ma ütlen, et niuke chill vibes on olnud ja mõõn või tõusud olid see, et eelmine nädal sai käidud pühapäeval, käisin dinneril, see oli väga lõbus. Ma käisin nagu Moona juures ja tegelikult siin nagu mina ja Keter läksime, seal olid enamus siis nagu Moona sõbrad, aga nad olid nii lahe seltskond ja mulle nii meeldis ja me lihtsalt naersime terve õhtu ja see oli mu tõus kindlasti, et see niuke lõbus. Ma vaatasin, see tundus väga lõbus. Ei, see oli nii fun ja nagu ma räägin, minu jaoks kõik nagu võõrad inimesed, nad võtsid kuidagi hästi omaks, me panime endale ka nime Dinner Club ja väga-väga fun sats oli ja mul oli väga fun, et see oli mu tõus, et uute inimestega tutvuda ja lihtsalt lõbutseda ja naerda ja süüa head sööki ja mängida mänge. Good vibes. Mina praegu logisin digilukku sisse, ma võin öelda, et mu tõus on see, et mul on kõik negatiivne. No super. Kõik, ma ei teagi siis, mis need kas see võib olla, et muudatus kaob ära või?
Ja mul sõbrannal kadus ära, tal oli see HPV oli positiivne, aga siis peale sünnitust kadus ära mingi teema, ma täpselt ei ole ka kindel. Me ei taha seda meditsiinilist juttu väga ajada, sest me ei ole nagu asjatundjad, et rääkige ikkagi oma. Aga lihtsalt mul näitab praegu kõik siin negatiivne. Nii et ühesõnaga, it's fine, I'm not dying. Kõik on hästi. Väga tore, kõik on hästi. Võta järgmine kiri. No näed, ma tean, et olete kindlasti juba hüsteerias ja mures, aga... She's not dying. Ja haterid. My enemies hate this information. No nii. Seksiga või ilma? Hei, alustuseks kiidan teid, teete lahedat asja. Lugu järgmine. Tutvusin juulis ühe kutiga. Olime mõlemad tulnud just paariaastasest suhtest. Kuti see on täiuslik, romantiline, kena, armas ja ülejäänud 100 asja veel. Aga seksist jääb puudu. Näppudega oskab, suuga oskab, aga ei taha koostööd teha. Korraks tõuseb, tuleb ja kõik. Rääkis veel, et eelmises suhtes toimis kõik ja see on uus asi. Kas võimalik, et minus on asi? Vaevalt, et ta mitu kuud närvis saab seksi pärast olla. Ja temaga ei tule kõne allagi teha teist raundi, mis mu eksiga toimis, sest siis tõuseks veel vähem. Ta tohutult meeldib mulle ja ma võiks temaga abielluda, kogu oma tulevikku planeerida. Aga ma vajan seksi ja seda õiget, mitte mingit vibra ajal, kui ta mu kõrval on. Ootan teie arvamust ja nõu, seksi 4. kuulaja. No ütleme niimoodi, et eks seks on tähtis, et kui sa ei ole ikkagi rahuldatud, siis that's not it ja noh. Ma ei tea, kas mina olen nagu skeptiline inimene, aga see jutt, et ei, enne küll kõik eluaeg on toiminud, ma ei tea, mis nüüd on. Ja ma mõtlesin ka seda, et see, ma arvan, et ei ole tõsi. Jah, aga ta ei taha öelda, et mul kellegagi pole toiminud. Jah, et võib-olla see on nagu tal ka piinlik öelda. Ma ei tea muidugi, kui vanad te olete, aga paari aastas, ma eeldan äkki 20-ndates, ma kujutan ette midagi sellist. Et eks mehel võib ka ju piinlik olla oma uuele brutale öelda, et oi, kuule, mul pole munn kunagi töötanud, vaata, ikka hakkad ütlema, et no vaata, et ütles ka, et näppudega oskab, suuga oskab, aga ei tööta. Aga miks sa muidu nii hästi näppudega suuga oskab? Ma ise mõtlesin ka, vaata. Mitte, et tavaliselt need mehed, kellel tõuseb, et nad ei oska, aga enamasti, kellel on hästi nagu in my experience, need, kellel on suur M, siis nad nagu muus osas nagu veits läägavad, lihtsalt sellepärast, et nad on harjunud, et laisad. Ja tõsiselt, aga need, kellel ei ole, siis nad on muuga nagu head. No ma ei teagi, et ütleme nii, et kui sa ikkagi tunned, et see ei ole see, mis sa tahad, et see ei ole su ideaalne suhe selles suhtes, et sa ikkagi tahad ju saada mitu raundi head seksi ja sa ei saa seda, siis see ei ole ju jätkusuutlik asi. Ma arvan, et jah, ainuke asi, mida sa jällegist teha saad, on rääkida nagu ausalt selle mehega, et vaata, ma saan aru, et see on nii siuke delikaatne teema, et sa ei saa lennata peale, et kuule, miks su munn ei tööta, vaata, et see nagu, see võib küll tekitada siukse närvilisuse ja tegelikult jällegist ega ma ka arst ei ole, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui te olete ainult paar kuud koos olnud ja ütleme näiteks esimesel paaril korral juhtus nii, sest nagu ma aru saan, kõigil võib juhtuda mis iganes põhjustel on ja siis ütleme, et esimesed paar korda juhtus ja võib-olla siis tekibki vaata see närv nüüd, et ta on mingi holy shit, vaata eelmised korrad juhtus ja nüüd ma ei tea, võib-olla oma mõtetega viib ennast siis, ma ei tea, nii kaua, ma ei kujuta ette. Aga kusjuures see on väga hea nagu nii-öelda mõte, et see, et tal nagu kuna esimesed korrad juhtus, siis tal nüüd tekibki iga kord, aga samas kui te juba mitu kuud koos olete olnud ja niimoodi, et siis saa üle nagu make that dick work. Jah, et muidu sa jääd oma naisest ilma lihtsalt. Jah, aga sa pead lihtsalt rääkima talle hästi tasakesi, vaikselt, sõbralikult. Et kui sa rünnates lähed, siis see ei tee ka paremaks. Kindlasti, aga ma arvan, et vaata siin olenebki sellest, et kui nagu täiskasvanulik see mees on, selles suhtes, et kui ta on täiskasvanulik ja ta saab ise ka aru, et mingi probleem on seda enam, kui ta väidab, et sihukest asja pole enne olnud, siis võib-olla soovitadagi, et äkki ta käiks kuskil arsti juures ära või siis tegelikult seal võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, ega see ei pruugigi olla, et ei tööta ja nüüd kunagi ei tööta, vaata, et seal võib ka mingi 100 asja olla ja kui ta on arusaaja ja mõistlik mees, siis ma arvan, et see on ju ka talle endale probleem, mitte ainult sulle. Et siis võiks ju tegelikult olla täiesti okei ju minna arsti juurde, et see ei ole ju mingi häbiasi, et inimestel on ikka igasuguseid probleeme ja enamustel on ka siin ravi. Muuseas, kui me räägime probleemidest, siis mul meenus, et ma kuulasin Kirstordil podcasti ja siis see on siis taskusõbrannade ühe siis Kaisa uus tütar-podcast. Ja siis seal oli mingi siuke teema, et keegi oli saatnud talle selle voice'i, et umbes,
et ta on kuulnud meie podcast'ist ja siis Miikal ja Mikker podcast'ist, kus nagu naised räägivad mikropeenistist, ütlevad issand, et nad isegi ei tunne seda, onju. Et tema küsimus oli, et kuidas saab olla võimalik, et ei tunne, et kui väike see siis olla saab, et võib-olla on asi hoopis nendes naistes, et äkki neil on nagu nii luus sealt alt, et kuidas saab olla, et ei tunne, et isegi kui ta väikse näpu endale sisse paneb, et siis ta tunneb. Ja ma mõtlesin, et kui ta juba meid ka kuulab, et ma siis seletaksin siinkohal ka, et kui sa endale väikse näpu sisse paned, loomulikult sa ju tunned seda selles suhtes, kui sa, ma eeldan, iga inimene tunneb, sest et see on ikkagi päris kopsakas objekt, on ju, selles suhtes, et kuskile sisse minna. Aga nüüd kujutad ette, kui sa oled erutunud ja märg, siis see ei ole ju selles suhtes nii, ta muutub natukene, on ju. Ja nüüd kujutad ette, et sa seksid sellega. Vot see ei anna sulle ju küll mitte midagi. Selles suhtes, et mikropeenis ei pruugi isegi, nad on ikkagi jämedamad, ma arvan, aga lühikesed. No mida sa teed siuksega? Et selle ei ole ka, ma arvan, et siin ei ole see asi sellega, et naisel mingi nüüd super luus on. Ja, et super ämbrid all, et kui ikka mehel siuke on, siis muidu sul on mikropeenis ja ole üsna rahulik. Ära tule siin kellegi ämbreid kuradi. Aga see oli mees, kes saatis? Ei, see oli naine. Okay. Et ta, ma ei teagi, võib-olla ei ole lihtsalt siis kokku puutunud ja ole õnnelik, et sa ei ole. Absoluutselt. Selles mõttes, et elu on selline. Aga see Kaisa ütles seal siukse asja, et tema ei saa üldse aru, et ei ole ilus tegelikult naerda mikropeenist üle, et üldse ei tohi naerda asjade üle, mis on inimestel nagu viga, on ju, et mida nad ei saa muuta. Ja selles suhtes ma loomulikult nõustun, et ma ei käiks ju kuskil ringi ja olemegi, näe, Tarmol on väike on ju, mikropeenis. Aga paratamatult, vaata mõni olukord, mina ei ole isiklikult ka mikropeenisega kokku puutunud, aga kui ma nüüd kirjadest ja niimoodi olen aru saanud, siis mulle tundub, et see on siuke olukord, et sa pead tegema valiku, kas sa nutad või naerad. Ja mis sa ikka nutad, vaata, et tegelikult low-key see on nagu naljakas, aga loomulikult ma ei ütle ka, et kuradi paneme ees perekonna nime üles ja narrime elu lõpuni, siis Kaisa oli ka mingi, et meie podcast'ist jääb mulje nagu, et mikropeenisega mehed ei väärigi suhet ja väärigi armastust ja mingi. Me ei ole seda kunagi öelnud. Selles suhtes, et me oleme minu meelest isegi öelnud, et igasuguseid ju mänguasju on, inimene võib muudes aspektides väga osav olla ja on ka siukseid naisi, kes ei tahagi seksida. Päriselt on ju olemas, nii et mina olen täiesti kindel selles, et igaühele leidub kuskil keegi, olgu tal mikropeenis või ma ei tea, põlvini. Igaühel on sest oma. Sest see põlvini ei ole ka ju jällegi hea, on ju. Kindlasti. Ja ka selle üle naeraks tegelikult. On ju, et selles suhtes, et ja ma ütlen lihtsalt see, et miks mina võib-olla olen veits hostile selle mikropeenise vastu, on sellepärast, et sa oled victim. Ma olen mitte victim, vaid see, kellel oli see mikro-M, oli nii manipuleeriv piece of shit, et tema ei vääri. Et tema ei vääri ei suhet ega mitte midagi, sest et ta on väga-väga nagu vastik inimene. Aga mitte ta nuku pärast, vaid? Ei, lihtsalt ta käitumine ja siis tal on veel väike aga see ongi karma, vaata. Ja siis ongi nagu see, et ja mul tuli TikTokis ette, et tal on uus naine nüüd sellel inimesel, on ju. No mina timmisin taga äkki mingi 8 aastat tagasi, midagi ammu. Ja tal on uus naine, siis tuli TikTokis ette, kuidas see naine on mingi, oh my god, mul on parim musu. Oh my god, saada mulle pärast see. Ja ma vaatan ja ma olen mingi, see naine on nagu ise mingi all about mingi women empowering, kes ma mingi Kaila sa isegi tea, kuhu sattusid. Aga ma arvan, ta teab, ma arvan, ta on näinud talle püksi. Ei, no seda muidugi, aga ta ei tea veel, mis, sest et see mees on hästi hea selles mõttes, et ta on alguses, ta reelib sunni, mis ta minuga tegi ja siis ta on su vastu nii vastik, et you wanna kill yourself, sest et see on horrid lihtsalt, kui nagu manipuleeriv piece of shit on. Ja siis mul üks sõbranna käis hiljuti külas ja meil on nagu teema, ühesõnaga see tüüp oli minuga mingi aeg timmis, siis meil lõppes ära ja siis ta läks minu sõbrannaga kokku. Ja siis me mingi kuidagi rääkisime, lambist sattus selle tüübi, hakkasime rääkima, et me nägime ka seda, nägi ka seda TikToki. Ja siis ma rääkisin talle et kui vastik ta minuga oli ja et siis kui ma veel mingi Siimuga kokku läksin, siis ta veel kirjutas mul 1 aasta vahetus, et tahad palun tule vaata minuga ja siis tuli välja, et tema oli oma naisega tülli läinud, sest et ta oli ülbitsenud oma naisega ja sõimanud näo täis ja siis oli mulle kirjutanud, et tule minu juurde. Et see on hästi vastik inimene ja et nagu, et selles mõttes, et see inimene ei vääri nagu, et nagu seda mingit head suhet, aga see, et kellelgi on mikropeenis, see muidugi väärib head suhet ja ta võib olla super inimene ja ma räägingi, et mõnel inimesel sobib ka mänguasjadega ja et saab kõik toimib ja mõni ei tahagi tõesti seksida.
ma ei taha muidugi vabandust leida sul selle manipulatiivsele eksile, aga ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kui ma oleksin mees ja mul oleks mikropeenis, võib-olla ma oleks ka vastik inimene. Nagu aga sellepärast ongi öeldakse small dick energy, vaata. jah, et võib-olla see ajabki nii ketasse sind, sest et tegelikult see on ju väga suur osa elust, on ju, ja paraku see on ka siuke asi, mida sa ei saa väga endale hoida, et kui sa kellegagi koos hakkad olema, küll keegi teada saab ja ma arvan, et see meestele võib olla väga nagu solvav ja alandav, mis sa muutud sest see tõmbabki nagu naist alla, et nagu ta ei oleks nagu ja et ta ei paneks tähele su väikest ja sest mina olen suhteliselt tegelikult nagu enesekindel inimene, aga ta ikka oskas mind nagu, see ma mäletan hästi, ma vist olen rääkinud temast ka kunagi, et ükskord vaata, ma tegin talle risotot, vaata, et kutsun ta dinnerile, tegin risotot, sest ma teen küll risotot ainult siis, kui ma midagi ei viitsi, vaata ma nagu kokkasin, see risotoga läheb aega, see võtab, see on nii lebo miil, et ma teen seda ainult siis, kui ma ei viitsi midagi muud ja nagu rääkis, ta on palju parem kokku mina, siis ma 40 minti siin pliidi ääres seisin praegu, et sulle süüa. Ma olen nii bitter, et ma oleks mingi, esiteks kasvat räägime edasi. Et nagu selles mõttes, et jah, et nagu don't be a dick if you don't have a dick, vaata. Kurat, võt see on tänase episoodi nimi. Ja okei, nii jälle me oleme pool episoodi mikropeenistest rääkinud. No see on mõnikord nii. Nii, hei, kuulasin just selle nädala podcasti ja tuleb välja, et ma polegi ainuke, kes oma jalanõusid selle jalanõu fetiši tüübile müüb. Minuni jõudis ta samuti nii, et tahtis mu vähekantuid jalanõusi osta, aga palus, et ma need enne saatmist mustemaks kannaksin. Tundus nii ebaloogiline, et ta on valmis kantud jalanõude eest nii palju maksma, 60 eurot siis. Ja palub veel mustaks ka teha. Mõtlesin kõik stsenaariumid läbi, et äkki tahab mind kuskil mõrvas süüdi lavastada või midagi sellist. Mulle väitis ta, et need on kunstiprojekti jaoks, aga ütles kohe, et ostaks hea meelega veel jalanõusi. Müüsin talle ühed baleriinad, mida ükski normaalne naine ei ostaks. Ehk siis see oli minu jaoks esimene märk, et võib-olla pole tegu naisega. Ei olnudki, mees ja lausa riigiametnik. Olen nüüdseks talle müünud terve hunniku neid jalanõusi, mis muidu prügikasti oleksin visanud. Ise mõtlesin väga tore roheline mõtteviis, kui muidu prügikasti minevad jalanõud kellelegi rõõmu teevad. Te olete ka super ägedad ja meeldite mulle väga. Keep on going. Tervitades Pille Põlvast. No ütleme niimoodi, et jagage mulle ka seda kontakti. Ma just tahtsin ka öelda, et kui juba 2 inimest on talle saatnud ja veel selle esimese autori sõbranna ka ju saatis. Mul on raske uskuda, et ta nüüd seda kunstiprojekti ikka nii kus see projekt on siis? Ja mis riigiametnik teeb jalanõudega mingi kunstiprojekti? Ei no iga ühel võib olla väike kunstiline pool, aga ma tahaks teada, et kuhu see projekt nagu jõuab või ühesõnaga saada meelega kontakti. Mul on ka mõned jalanõud. Täpselt. 60 euri, miks mitte? No, kui ta tahab, et ma rohkem mustaks teeks, siis sott. Jah. Ma ikka hakkan kohe kauplema müükari. Ei no kui inimesel raha on ja ta tahab neid jalanõusid, kes oleme meie, et talle mitte anda? Nonii, tere. Kuulasin paar episoodi tagasi teemal suhuvõtmine ja mõtlesin, et kirjutan teile veidi piinliku loo. Kui me elukaaslasega kokku läksime, millest on nüüd juba 10 aastat, olin ma üsna kogenematu. Mitte päris süütu, aga ütleme nii, et ega ma midagi ei olnud väga proovinud ka. Ühel õhtul, kui me kiimas jänesed olime, siis ta läks mu kiisuga jutustama. Keelekatega. Ma reaalselt mõtlesin, et kassiga jutustama. Läks kassiga, kiisu, mis sa teed? Ma esimest korda mõtlesin ka, aga siis ma lugesin edasi ja siis ma olin kõik. Mulle polnud varem seda tehtud, aga 5+. Kui ta lõpetas, küsis ta minult, kas ma teeksin talle ka midagi vastu. Ma polnud sellise asjaga kunagi kokku puutunud, aga mõtlesin, et olgu, proovin. Laskusin talle allapoole ning võtsin selle pihku ja lihtsalt vaatasin seda. Mul polnud õrna aimugi, mida ma täpselt tegema pean ning ärevus lõi seetõttu lakke ja ma hakkasin lihtsalt nutma. Tema muidugi rahustas mind maha ja ütles, et ma ei pea midagi tegema, kui ma ei taha. Mina nutsin edasi ja muudkui korrutasin, tahan küll. Lõpuks sellest õhtust asja ei saanudki, sest nutuga suhuvõtmine ei tundunud talle kuigi erutav. Olge tublid ja pange edasi. See on ikka väga, mõtle, kui mingi mees nutaks ja mingi läheb tegema, siis ta nutab, vaata, et ei oska midagi teha ja siis saad mingi okei, sa pead tegema, siis ta mingi ei, ma tahan küll ja siis nutab edasi. Nii halb. No ma loodan, et nüüd selle 10 aastaga ikkagi midagi lõpuks ikkagi viisid otsad kokku, et mida tegema peab või. Ja. Aga nagu ma saan aru küll, et vaata, kui sa tahad nagu, et tagasi teha, aga siis sa ei oska, siis sa oled mingi paanikas ja siis mingi emotsioon lööb lakki. Ei no jah, ma mõtlen ka, et ega see nüüd žlongi imemine mingi tuumateadus pole selles suhtes, et see väljend juba
unni imemine võtab kõik nagu kokku selles suhtes, et mida sa, aga samas vaata aga imemine. Chicks and chips, vaata. Ja, et see imemine võib-olla jätab siukse mulje, et sa pead full lutsutama, võib-olla tõesti, siis lähed nii errorisse, lavanärv tuleb sisse ja sa hakkad nutma lihtsalt. Ja nagu teine asi on see, vaata, et nagu lambist annan siin nipp, et vaata, et nagu, et hammastega ikka ei teeks ja vaata kõik asjad, et need on nagu, sul peab olema, vaata, kui sa tõesti esimest korda võtad, saadki mingi, kuidas ma imen seda nagu lutsukommi või noh, et seegi. Ja või mis oli, mitte dissidendid, tussisööjate podcastist kunagi õppisin selle, et kui sa teed seda, siis sa pead hoidma kottide tagant kinni. Ja. Seda sa oled kunagi rääkinud ka. See on vibe, jah. Nii et meie poolt siis, kui keegi pole veel, ärge nutke ja hakake pihta ja hakake põske. Ja ärge hambaid kasutage. Jah, ainult põske. Ja tead, kuidas mul see hammaste teema jäi, sest et ma mäletan kunagi mingi poisid rääkisid, ma olin noorem siis ja need rääkisid, et see tüdruk võttis umbes suhu, aga nagu põhimõtteliselt nagu hammastega, keegi oleks nagu üle rehaga üle omand, mis selline lause oli. Ja siis mul alati see mingi, et no teed, sa peadki nagu põhimõtteliselt unustama, et ja põhimõtteliselt. Ma ei tea, miks ma seda nägu tegin, ma loodan, et te kõik kuulasite, mitte ei vaadanud. Ja seal mingi selles Girls Tripis oli vaat üks film, seal oli see, et mingi kreibi trikk oli, et kui sa lõikad kreibil otsad maha ja lõikad augu sisse, siis sellega saad ka teha. See oli ühesõnaga, see oli tundus nagu, seda ma ei tea. See on päris crazy, seda ma ei ole kunagi teinud, aga see on nagu fun asi, kui ma kunagi pikaajalist suhtes olen, ma tahaks proovida, vaata. Okei, räägi mulle pärast, kuidas on. Tavai. Nii, korteriühistu koosolek ja salajuttude sitalugu. Hei, kirjutan ühe loo. Jalutasin ühel neljapäeval koju ja nagu ikka kuulasin salajuttude podcasti. Kuna mind teised podcastid ei huvita ja muusikat ka väga ei kuule, siis kõrvaklappe mul polnud ja kuulasin üpris valju häälega salajutte telefonist. Samal ajal ma kortermajade vahel jalutasin. Käis see septembrikuu podcast, kus ühel mehel näpud kogu aeg haisesid, sest et oli need sitterisse toppinud ja paska välja kühveldanud. Kuulen siis seda juttu ise vaikselt rahuliku sammuga ümber maja nurga jalutades. Järsku näen, et minu ees esimese trepikoja elanikel on ühtu koosolek maja ees. Olin ju just kuulanud juttu ühest sita heldurist, kelle näpud pasa järgi haisesid. Aga noh, mis seal ikka, panin siis viisakusest heli natuke vaiksemaks ja kõndisin sama targalt neist mööda ja läksin koju. Peeter Pasa. No ma ütlen jah, et meie podcast ikkagi tasuks kuulata. Ainult klappidega. Või autos nagu. Privaatselt. Jah. Aga vaata, kellegel oli see olukord, et politseile. Et parem on ikka klappidest kuulata. Aga ma kuulsin, mulle kirjutas, et politsei kuulab ka meie podcasti ja kiirabile meeldib kuulata meie podcasti ja me ikka tervitused siis... Tervitused kõigile. First responders. Maailma päästjatele. Pääste. Jah, päästetele. Aitäh teile. Aitäh teile ja... Teie nimel me seda teemegi. Ja teiste nimel ka. Oh my god, mina täna hommikul vaata. Meil oli ju kunagi mõnnakas sponsor ja tulevad uuesti pidevega, nii et olge valmis. Ja mul on nagu ikkagi sügisperioodil on see, et ma panen nagu mingi püksid, retuusid või dressid, ma panen mõnnaka peale viin kelanit lasteaeda. Sellepärast, et minust see on hästi mugav ja ma suht tihti teen niimoodi, et ma viin kelani lasteaeda ära, siis ma lähen koju ja siis teen ennast korda. Aga mul on ka selline traditsioon, et ma viin hommikuti kelani lasteaeda ja siis ma lähen võtan Circle K-st endale kohvi hommikuti. Ja kuna vist üks vahetus hakkab politseil kell 8, siis nad tulevad ka sinna nagu samal ajal, 8:30 tulevad siis ka kohvi osta täpselt samal nagu mina. Täna mina ka mingi full, ma nägin ikka homeless välja, nagu mind huvita on ju, ma tegelikult üldse, kuidas ma käin väljas enamasti, ma näen nagu homeless välja. Ja siis olen mina oma mõnnakas ja siis mingi full homeless vibes ja siis mingi ütleme, et seal oli korraga 3 politseiautot on ju ja siis terve see Circle K oli politseisse täis ja siis ma olin nagu mingi, et okei, et ma näen välja nagu ma oleks hullumäest põgenenud. Need viivad mind kohe ära, vaata. Meikiga on krunn oli peas, täiesti crazy. Siis ma olin Mark, mõtlesin, et äkki peaks ikka natuke viisakamalt hakkama riides käima. Ei ole mõtet. Okay. Mina näiteks, vaata nüüd on külmevad ilmad, ausalt öeldes ma ootan nüüd väga meie koostööd selle mõnnakaga, sest et Mari võttis minu oma ära. See on talle küll mega suur, aga ta kannab seda literaali iga päev. Ja see on nagu see on, ja suveõhtutel ma olin ka kogu aeg sellega, nii et I love it ja ma räägin, et ma ütlesin küll, et ma peaks normaalsemalt riides käima. Trust me, ma ikka iga päev 8:30 selle mõnnakaga seal vähemalt kuni juunini. Ei, mis juunini? No aprillini. Ikka aprillini. No aprillini olen selle mõnnaga. Võib-olla mais ka mõnikord. Nii et don't judge me ja mind your business, love you guys ja aitäh, et kaitsete meid.
Nii, tervituseks unes hammustava mehe naisele. Tere naised! Kujutle, sa oled näljane ning äkitselt on sinu ees ideaalne võileib. Täiuslikkuseni röstitud sai, sulav veniv juust, kõik su lemmikud täidised. Lõhn hullutab meeli, kõht koriseb, võileib aurab nagu kõrge eelarvega Subway reklaamis. Sa avad suu, et võtta üks korralik amps. Järkad üles. Ei, suuri mure ei ole see, et võileiba päriselt ei ole. Probleem pole ka selles, et ärkasid näljast nõrkenuna ning peaksid roomama kööki esimest kättejuhtuvat kuivanud saiaviilu sööma. Probleem on selles, et ampsu tahtsid sa võtta päriselt, aga võileiva asemel jäi hambusse vaid elukaaslase selg, kes õndsat tund magas. Õnneks ei jäänud hambaeeled sügavale ning ta julges peale seda ikkagi minuga voodit edasi jagada. Hea lugu tuttavate naerutamiseks on see aga siiani ning meenus kohe, kui kuulsin podcastis lugu naiselt, keda mees teda hammustas. Jõudu jaksu, Tiina Seppade suguvõsast. Vaata ei ole siis ebatavaline, et inimesed muudkui hammustavad ja nüpeldavad ja sõimavad ja kägistavad ja ma ei tea, mis asju teevad. Kägistamine on nüke kindel pigem ei on, aga see hammustamine, mind pole kunagi hammustanud, aga tead, mis ma olen teinud? Ma ei taha öelda seda inimest, sest et see inimene ei tea, et ta magas, aga mul on olnud kunagi niimoodi, et ma läbi une olen sülitanud oma kõrvale inimese näkku. What? Sest et mul oli suu hästi kuivist, ma läbi une nägin, ma nägin unes mingid, et mul oli nagu suutatti täis ja ma tahtsin sülitada. Ja siis ma sülitasin ja siis ma hakkasin, kus ma ei saanud aru, vaata, et ma päris elus sülitasin ka, see silmad lahti ja vaatan, oh my god, aga see inimene magas ja ma kuivatasin täna ruttu ära. Appi näkku ka. Jaa, see on nii olb, õnneks ta magas ja ma kuivatasin ära, et never happened. Okei, ma tahan pärast teada, kes oli. See oli mina reisil. Olin või? We will never know. Aga see on nagu, aga reaalselt see on nagu, mul tõesti nii halvasti, see oli nagu, ma ei nagu mingi, see on päris mingi tatilärakas, aga see oli ikkagi nagu ila, vaata. Samas, kui see oli meie Austraalia reisil, siis ma ausalt öeldes imest, sest me ei saanud Kristi nagu ühtegi sõna öelda ilma, et mingi tatti pritsis suust nagu reaalselt ainult mingi tati vihm. Ma tahtsin tegelikult story ja ma täna pärast teengi selle kohta story. Ma tahtsin küsida, et nagu meil on see, aga kas teistel on ka tõesti, et ma viimase aja räägin niimoodi, et mul ainult tatti lendab. Nagu reaalselt nagu ma räägin. Insult oleks olnud. Kogu aeg tatiga, et nagu what's happening ja kuidas ma sellele ravi saaksin, sest et see ei ole okei. Vaimu haiglasse. Reaalselt. Vangi, jah. Viru vanglas. Paidu, see tuli selle peale, et ma vaatasin eile seda Roaldi vangla life'i. See on nii lahe dokumentaal, nagu et seal tundub, et need vangid on kõik normaalsed, Paidu. Ja tervitsid jälle vanglasse ka, sest meil on ikkagi vangist kuulajaga. Mina seda ei vaata, sest et vaata... Märtenil on PTSD. ei. Sellepärast, et vaata see üks meie ühine sõber ütles, et talle ei meeldi Roald. Ja siis ma nagu vaata nagu see, et kunagi mul üks klassiõde hakkas vihkama oma üks teist klassiõde, siis see lasi oma mehe vittu mees lakkus tema vittu. Siiani vihkan teda, samamoodi ma nüüd vihkan Roaldit. No mitte nagu aktiivselt ei vihka, aga ma lihtsalt saadet ei vaata siis. Jah, selles mõttes, et ma teisi saateid ka ei vaata. Aga seda. Ja ma vaatan lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin näha siis, kes meie kuulajas kontingent on, vaata. Sest et me näeme vangis väga populaarsed. Ja mul just see jälgi saatis ka, et Tallinna vangla vaata ja siis, et meie podcast, et ühesõnaga kuulavad. See on küll auasi. See on auasi, nagu selles mõttes, et see, et nad kriminaalid on, ei tähenda, et nad võiks head siis podcasti nautida. Äkki see viibki neid õigele teele. Täpselt. Ja vähemalt hoiab kursis, et mis inimeste eludes toimub. No ja see sõltub ka, et mille eest see vangis olid. Vaata, Märten on ka vangis olnud, et me ei kanna teda elu lõpuni maha. Aga kui saad ikkagi mingi mõrva eest, siis nagu paibet. Siis ära kuula meid. Aga nagu siis, aga nemad muutuvad ka, vaata, ma ei teagi, vaata, inimesed võivad muuta. Aga mõni ei muutu, mõni on laste vägistajad. Ei, cancel. Need teie ei või kuulata. Kindel ei. Teie... Kui te olete siiamaani kuulanud, kohe lõpetage. Ambari sisse midagi. Kõrri. Salajutt, kas väsinud või anaal okei? Hei, poleks kunagi uskunud, et oma lemmikutele kirjutan sellise kirja. Olen uuesti dating maailmas ja no see on kirju. Tutvusin paar nädalavahetust tagasi peo käigust näost näkku. Teadsime tegelikult juba 11 enne ka, ühe imekena noormehega. Kogemata juhtus nii, et ta tõi mind kell 5 hommikul koju ja ka peale seda, kui ta luksusautosse enda jooki maha ajasin, oli ta nõus minuga siiski seksima. Mehed oleks nõus, aga ükskõik millal seksima. Literaali, ma arvan, et see võib talle peale koksandada ja kui ta äkki kiimas on, siis ta mingi tavail puhastame ära, let's go. Ma ei mäleta tollest õhtust väga midagi, kui et lõpuks võtsin suhu, et ta lõpetaks ja nii suur peenis oli, et mu sõrmed ei ulatunud kokku. Mõtlesin.
You got railed. Nojah, see on nagu... See on massive ju. Nojah, see on ikka obus tegelikult. See on ikka crazy. Get it, girl. Kust leiab niimoodi? Nad olid vanad tuttavad. Ta ütles, suhtlesime veidi veel, kuniks reede õhtul kutsusin ta enda juurde. Oota. Ta mõtles, et jackpot. Ja, jackpot. Pilt ilus mees, 195 sentimeetrit pikk, edukas, rikas, tore ja see suurus. Suhtlesime veidi veel, kuniks reede õhtul kutsusin ta enda juurde. Ta ütles, et tuleb taksoga, kuna paar õlut joonud. No okei, ma ei hakka enda perset autosse vedama, et sulle järgi tulla. Kui ta tuli, tundsin kohe, et paari õlle asemel paar pudelit midagi kangemat. Kasutasime teleka taga, kuniks käsi lipsas mu hommikumantli alla ja sealt sedasi läks. Lõpuks jõudsime magamistuppa, kus oli eriti hästi aru saada, et noormees joogine. No ära väänas mind nagu Kreeka eed, sest jalad tema õlgedel nii, et mu enda põlved vastu mu põski üritas jubedalt panna mind. Peale tunnikest ütlesin, ma ei soovi enam ja väsinud juba. Mõtlesin, räiget paneb. Ma ei soovi enam. Kuule, ma nüüd enam ei soovi. Kuule, ka aitäh pakkumast, aga enam ei soovi. Kas sul on sellist olukorda olnud, et saad mingi, kuule, et ma ei lõpetame ära nüüd? Jah. Sul ei ole või? On. Nagu mingi hetk tuleb piir ette. Ja, kuule, mida mõõrume siin enam vaatama? Jah, aitab ka. Siis tuli vastus, kas sa päriselt väsinud või anaal okei? Mulle ilmselt suu ammuli, no sorry, aga minu lille nuppu küll keegi sisse ei suru end. Ta veel jauras, et ma nii igav, et isegi 69 ei tee. Lõppes nii, et ma lihtsalt läksin pesema ja ta hakkas selle annurskama. Hommikul viisin ta koju ja ta veel ikka üritab välja kutsuda nii edasi. Teete mingit asja ja kossi jaoks panen nime ja pildi just for fun. Nagu naist ütlevad, siis päris elus palju ilusam. Tead, selle esimesel pildil ta on nagu suht kena, ma ei ütle, et ta kole mees on. Teisel pildil ta meenutab natuke seda naise peksist linnu nagu mingi siuke vibe on sama, vaata, kui tal blondid juuksed oleksid. Ei ole, ütleme, et not my type, aga Ta ei ole kole, et nagu kui ma tänaval näeksin, siis ma ei ütleks, et ta kole mees on ju. Ja, et aga võib-olla ise nagu oleks mingi how you doing? No ma kujutan teda ette, tal on jalad nii peeniksid ja siis ma kujutan ette, et see šlong on sama jäme, kui ta kintsud või? Oh my god, aga tavaliselt need, kes on hästi peenikesed tüübid, neil on taas mingi räme hobuse. See on crazy. Aga mu lemmik on see, et inimene ütleb, et kuule, ma olen väsinud, et ma ei soovi enam seksida, siis ta on mingi okei, aga anaali võib või? Nagu see oleks mingi kergem versioon seksimisest ja see on ju just crazy. See on eriti, kui tal veel mingi siuke aparaatika seal on. Ei, see on ikka, ma olen anaali jaoks eriti väsinud veel nagu. Ei, ma olen nii väsinud, aga anaali muidugi, issand jumal. Tõmbab põhimõtteliselt pikali ära ja tuttu, vaat. Appi. Aga mulle meeldib see, et see mees ei anna nagu alla. Tead, ma ise mõtlen, et vaata, kui ta ütleb, et üritab välja kutsuda nii, võib-olla ta ei mäleta. Nagu vaata, kui ta ütleb, et ta oli kangemat joonud. Ja siis jäi kohe nokki ka, kui ta pesema läks, et võib-olla ta tõesti nagu... Et ta ei mäleta, kui ta häbistas ennast. Jah. Või ta lihtsalt üritab unustada seda häbi. No ma ei tea, mina igatahes rohkem võib-olla vist väga ei tõmbaks. Ma arvan ka, et nagu, kui ta tuleb sinu juurde mingi tõesti lämmis ja mingi... Ja vaata, see naine ütles, et esimene kord, kui nad seksisid, siis ta ei mäleta ka nii täpselt. Ja vaata, siis ta pidi ka ju imema, et tal lahti tuleks. Nii võib-olla tal lihtsalt, vaata, meil on siin probleeme seinast seina. Mõnel läheb liiga kiiresti lahti, mõnel ei lähe üldse lahti. Jah, see õõrud seal tund aega. See ei ole ka fun. Ma tahan seda kuldset teske teed. Mehed on nagu kuradi kuldkiharad. Ühel on üks probleem, teisel teine. Ja naised on kõik perfect. Jah, aga on vaja leida see just perfect, vaata. Jah. No sinu jaoks perfect, mõni vitsibki seal tund aega hõõruda. Ma ei kujuta ette. Võib-olla need, kes on nagu pärast on nii valus vaata. Ja üldse sul peab ikka füüsist ka olema. Mul ei ole sellist asja nagu. Ja kui sa rapsid ühte, teist, kolmandat pidi, see ei ole ju mingi nagu puhkus, vaata. Ja see on ikkagi nagu... Sa pead ikkagi jalal ja kõik saab vatti, vaata. Kõik saab vatti. Minul on nagu... Tutt saab vatti. 30 minta fun times, kõigil on lõbus. Maks ja tegelikult 20 minutit, aga ma tahtsin korraks mingi, okei, vaata, ma olen ikkagi valaine, ma pean nagu presenteerima ennast. Ja tegelikult see on 20 minti ja nagu tõmba nii naaksu. Literally. Tõmba nii nahu. Jah. Aga noh, tore lugu. Jah. Siin ikka. Võtame siis kirja supermehest, mitte nii superseksini. Kõigil mingid suured seksiprobleemid, ma vaatan ka. Tšau, Malju ja Kristina. Kuulan igal neljapäeval uut salajuttude osa ja see ajendas ka mind kirjutama. Olen oma mehega juba 5 aastat koos olnud ja kõik on super peale voodielu. Ma olen väga kirglik ja suurema seksisuga kui tema.
Vahel tahaksin ise olla see, kellele lihtsalt rautatakse tagant sisse, kuid see jääb enamasti üürikeseks, sest härral hakkab sageli väga hea ja kipub kähku tulema. Kas teil on ka selline probleem oma meestega? Ma üritan temaga selles osas hell olla, sest kui ma ärrituksin ja läheksin närvi, siis ei teeks see olukorda kuidagi paremaks. Ja iga kord seksides tuleks see mõte meelde ja siis ärevus teeks oma töö ja kammimine oleks samamoodi kiirem. Mida sellises olukorras teha, kui mees tuleb vahekorra ajal liiga kähku ja pead ise oma erutust iga katkestamise korral uuesti alustama? Mees ise on super, kuid 2-minutilise seksiga ei saa eriti nautida, kui kogu aeg katkestama peab. Kiima Kott Tartust. Noh, nüüd on jälle see, et vaata niuke lühem versioon, aga no selles mõttes, et see on õige, ärrituda ja närvi minna kindlasti, see ei aita elu sees mitte kumbagi teist. No mida teha selles olukorras nagu? Ma jälle saadaks arsti juurde. Jah, tegelikult on arsti juurde. Jah, sest okei, ma saan aru, et mõnikord siuke 2-minutiline võib mängida omal ajal, omas kohas, õigel ajal, vahel why not. Aga kui see on ainuke, mida sa saad kogu aeg, no jah, sa ei jõua kuhugi. Sest et tõesti vahepeal nagu näiteks hommikuti 2 minti on perfect. Ei jaksa rohkem. Jah, et nagu niuke fun for everybody. Väike hommikune äratus. Jah, hommikune, tõesti. Nii kurb on palaine olla. Ma hakkasin mõtlema, kuna mul viimati hommiku äratusel. Aga jah, et pigem arsti juurde, et ikkagi normaalsus on, ikkagi peaks olema mingi nagu üldine normaalsus, et mõnel on nagu liiga pikalt, mõnel liiga lühikeselt, aga tegelikult on see kuldne keste. No mingi 10 minti ikka võiks ju. Ja kui seda ei ole, siis ikkagi esimene samm arsti juurde ja arst tegelikult saab ju sind juba aidata. Jah, ma arvan, et äkki seal on ikka mingisuguseid lahendusi selles suhtes, et meestearstid on ju täitsa olemas ja midagi nad seal ju teevad, et ma arvan, et on igasuguseid võimalusi. Aga mulle meeldib see küsimus, et kas teil on ka probleem oma meestega? Ma ütlen igaks juhuks kohe ära, ei, Märtenil ei ole seda probleemi ja Kristinal pole meest. Aga olen kokku puutunud. Meil on 13 hooaega ja üks asi, mis never changes on see, et Kristinil ei ole meest. Vahepeal oli korraks. Issand jumal. Nii unustad, ma mõtlesin, et see oli nii ammu, see oli nii mitu hooaega tagasi, aga see oli aastaga tagasi, siis oli see aeg, kui ma ainult nutsin. Aga aasta aega tagasi oligi väga mitu hooaega tagasi. Ja, aga nagu see tundus nii mitu aega tagasi, et nagu aastaid tagasi, aga tegelikult see oli aasta tagasi. Issand, mina aasta tagasi, ma olin nii depressed, appikene. Tead, aga vaata, sellepärast ongi tore vahepeal meenutada neid aegu, kus olid hästi depressed, vaata, sest et tagantjärgi tundub, et ei olnud ju nagu nii hull, et miks ma üldse nii kassis olin, vaata, aga kui sa oled ise selles sees, siis on väga halb. Ei, nagu kui ma mõtlen selle peale nüüd aasta taga, issand, kuidas ma siin niimoodi nutsin ka, aga ma nutsin nagu mingi 1 või 2 lihtsalt igal pool kogu aeg. Aga ma mõtlen, et aga ta on nagu olnud peale mu lahutust üks nagu see tüüp, kes oli nagu date'i, mis nagu mõtetest oli kõige toredam ja kõige parem, sest et ta nagu selles mõttes, et ta muutus minu jaoks väärteks siis, kui ta mind maha jättis, aga terve see aeg, kui me koos olime, ta oli tore ja lõbus ja ta oli tore ja super ja perfect ja peale seda mul ei ole näiteks, temaga oli näiteks ka see, et mis mul nagu date imisel praegu hästi palju on või nagu ikkagi tekib, on see, et nagu suhtled, aga siis sul nagu ei teki seda suhtlust või keegi vasta vahepeal või niuke, sa ei saa seda nagu õiget joont või seda õiget vibe, et temaga oli kohe nagu, kõik oli nagu perfect, kõik oli chill, kõik oli fun, aga praegu nagu sa nagu räägid inimestega, kes ei ole nagu see võib-olla. Vaata, siukest klappi leida kellegagi on tegelikult üsna keeruline. Ja kui sa leiad, siis loomulikult sa nagu nii-öelda leinad seda taga. Kui ma 100% ausana, ma ikka vahepeal mõtlen ta peale, mõtlen, kui tore meil olid mõned nagu hetked, kuigi ma saan nagu loogiliselt aru, et nagu he wasn't the one for me, et tegelikult mulle meeldib inimesi väga palju paremaks mõelda. See on minu üks nagu ma nii tahan, et ma sellest lahti saaks, aga ma mõtlen inimesi väga palju paremaks, kui nad tegelikult on ja ma väga ilustan endale mingit olukordi, eriti kui ma olen nagu mingi armunud. Ega teil oli toredaid olukordi selles suhtes, et vaevalt, et sa nüüd kõiki neid ilustasid, et alguses oli ju väga tore, et tegid igast lõbusaid asju koos ja oli fun nagu, et see on arusaadav, et võib tekkida mingi igatsus mitte selle inimese suhtes, vaid nii-öelda siis selle tunde ja olukorda suhtes. Aga jah, et kõige haigem ongi, et nagu ma ei ütle, et nüüd peale teda ei ole mul olnud ja enne teda nagu, et ei oleks olnud mingit tüüpe, et ikka on olnud, aga need kõik on nagu nii nagu vaata, mitte keegi ei ole nagu ja see ongi nagu veits keeruline, et mitte, et mul neid kandidaate ei oleks, ma räägin, ma olen kogenud, mul see DM on täis, aga keegi ei paku või keegi ei tekita minust seda nagu,
ainult korraks see üks tüüp, vaata, aga see oli ka mu obsession just korraks, aga sest, et mulle pigem meeldis nagu, no ma subscriberites rääkisin pikemalt, ma ei taha avalikult rääkida sellest teemast, see on subscriberites olemas, aga üks tüüp mul korraks tekitas sellist nagu jälle. Samas te ei suhelnud väga palju. Ja sellepärast ma mõtlesin, me ei suhelnud väga palju, me suhtlesime natukene, aga siis tema oli nagu esimene peale siis seda mu eksi, kes tekitas must korraga nagu nükest mingi nagu lipikaid. Mina arvan, et kõik ikkagi tuleb nagu omal ajal, vaata, et me ei saa ju kunagi ette teada, millal täpselt see juhtub, et paratamatult lihtsalt tulebki, vaata vähemalt sa ütled, et sa saad ise ka aru, et kui ei teki seda nii-öelda nagu klikki, siis ei ole mõtet nagu push ida, et kui see tuleb, sa ju tunned ära selle. Ja see ongi võib-olla ka see, et nagu ma nägin Instagram threadsis oli ka nagu vestlused, et seal inimesed arutasid, et nii raske nagu kaasast leida, et seal oligi nagu ülipalju kommentaare, inimesed nagu seletasid, et kas Tinder on ära rikkunud või mis iganes, aga ma ütlen ausalt, et kaaslase leidmine ei ole raske, kui ma tahaks endale peikat, mul oleks peika praegu, aga lihtsalt ma ei taha endale nagu mingit suvalist inimest, et lihtsalt olla koos kellega koos olemise pärast ja nagu, ja seal all nad kirjutasid ka, et ei ole nagu kaaslast, ei ole raske leida, et aga seda õiget kaaslast ja nagu mida vanemaks ma saan, seda väiksemad asjad mind nagu impressivad, et kui sa oled noorem, siis mind impressib see, et kellelgi on auto, vaata, peikal on auto ja niimoodi, et mul oli siit küünetehnika vahepeal, sa ütlesid, et tema jaoks on hästi tähtis, et mehel oleks auto, nagu ilus auto ja mingi värk-särk, siis ma ütlesin, ma ei tea, minu jaoks küll ei ole tähtis, et mehel oleks ilus auto, mul on tähtis, et tal oleks load, sest mul on endal ilus auto olemas, nii et see, et tal on nagu auto, ei huvita, onju. Või näiteks on nagu, aga see, et nagu, et ikkagi mees saaks oma asjadega hakkama või mind ei impressi nagu mingid, et tal on oma kodu, sest mul on enda kodu olemas, vaata, et mind ei impressi nagu asjad, mind impressivad, kuidas ta käitub ja nagu, kas ta on normaalne. Ja pealegist, kui palju me oleme kuulnud neid lugusid, kus mehel või ka naisel võib olla kuradi kõige kallim ja uhke auto, tegelikult see on mingi liisingus ja tegelikult sa võib-olla ei saa üldse oma asjadega hästi hakkama, et sa oled lihtsalt nii-öelda näitad teistele, et oo vaata, mis mul on, et seda ei saa võtta kunagi nii-öelda siis selleks main thing'iks, vaata, sa ei tea tegelikult. Põhiline on ju see, et inimene oleks päriselt, nagu sa ütled, iseendaga hakkama saav, hoolitsev, tore, normaalne täiskasvanud inimene, kes oskab oma emotsioonide ja tunnetega hakkama saada, mitte mingi sul on kõva auto, vaata, sellega on vähe teha, vaata. Et täpselt, et nagu see jah, et just sa tahad nagu intelligentset nagu inimest, kellega sa saad suhelda, sul on good vibes aga tundub, et need on nagu kõrged standardid. No vaata, me oleme enne ka siin rääkinud sellest raha teemast, on ju, et vaata osadele naistel on nagu väga oluline, et mees teeniks must rohkem ja mees teeniks hästi palju. Ja ma olen mõelnud selle peale, et mõnes mõttes see on mulle nagu arusaadav, sest et näiteks kui minul endal poleks, ütleme, majanduslikult väga head kindlustatust, siis loomulikult ma sooviks enda kõrvale meest, kes nii-öelda teeb mu elu nagu paremaks, on ju. Et ma ei saa pahaks panna, kui on näiteks mingi üksik vanem on ja ta võtab endale mehe, siis ma täiesti saan aru, et muidugi ta ei võtaks endale meest, kes istub mingi kõriaugulini laenudes ja kellel pole sentigi raha ja on töötu, on ju, et see tundub. Aga no mina ei võtaks ka, mis sest, et mul on endal raha, et nagu, et mul ongi see, et sa ei pea rikas olema, sa ei pea rohkem teenima, aga et sa saad oma asjadega hakkama. Just. Aga vaata, Marju Karin vist ütles oma storydes ükskord, et vaata, mingil määral see natuke muudab seda, et kui sul endal on raha olemas, siis sa ei aja seda raha kuskilt mujalt taga, vaata. Et kui mul ei ole vaja kellegi teise käest seda majanduslikku nii-öelda, mitte kasu, aga ütleme kindlustatust, mul on see endal olemas, siis ma ei aja seda nagu ka taga, et see ei pea minu jaoks number 1 olema. Aga samas ma saan väga hästi aru, et on naisi, kelle jaoks on oluline ja tähtis. Nii et ma arvan, et igaüks ajab seda taga, mis on mina olen emotsionaalselt ebastabiilne, siis ma otsingi endale stabiilset inimest kõrvale. Ja nagu, jah, mina ajan... Sest et üks peabki alati olema nii-öelda nagu see tugevam ja nagu mõistlikum. Jah, sest mina olen nagu, ma saan aru, et I am the toxic one, ma olen tujukas, kui ma ei saa seda, mis ma tahan. Kõik naised on tujukad. Ma tean, ja seda muidugi, aga nagu mõni oskab seda paremini nagu... mõni naine on ikkagi see, et ta nagu, ongi, et kui ta ajab seda raha taga, siis ta ajab oma tunded alla, sest et ta on mingi, et okei, aga mul on vähemalt olemas raha ja asjad. Mina seda raha taga ei aja. Minul on vaja, literally, minul on vaja stabiilsust, sest et mul on tujud ja ma ei oska neid, nagu ma käin teraapias, aga mul ikkagi vahepeal lööb see nagu see lapse meelsust solvamine välja. Meil on üldse 2 peale nagu nii ainult 2 ajurakku, nii et ja, sellega nagu õnneks on Märten ka pundis, sest siis nagu tal on see eraldiseisev ajurakk. Midagi ta vahepeal teab nagu ega ma solvun ka selles suhtes. Ja ma ei oska, ma tahan nagu, ma tahaks mitte solvuda, aga ma ei oska mitte solvuda. Ma isegi ei ütle, et ma ei tahaks. Miks ma ei või? Aga no Märteni peale on nagu raske solvuda, ta on kohe mingi okei, ma siis umbes
teen teistmoodi. No vot, sellist inimest ongi vaja vaata, sest et näiteks mis on nagu minu suhtes on see, et sa pead olema see nagu Märten kind of, et sa ei saa nagu tagasi tulla, sest et siis ma hakkan nutma ja siis see ei toimi niimoodi. Jah, kahjuks küll. Et sellised toredad toksik päevikud meil olidki ja auhinnad siis saavad, meil on 3 auhinda seekord. Kellele me nüüd anname? Ütle sina. Anname siis Ulaka kaunitari, anname selle, kes ussi proovivis sita asja, siis Peninuki anname näiteks Kas sa väsinud või Anaal okei. Ja võtame äkki supermehest, mitte nii superseksini on siis Magda Beauty. Davai. Aga olemas ja aitäh teile ja näeme juba järgmisel nädalal, ma juba saadan võitjatele email ära ja oli tore ja see ya. Bye.